Ema, keda süüdistatakse ühe oma tütre tapmises ning teise tütre ja tema poissõbra mürgitatud veiniga tapmiskatses tänupüha õhtusöögil, esitab šokeeriva taotluse. Ta soovib vanglast välja saada. Ja põhjus, see on midagi, mida me ei osanud oodata. Lisaks. Ma armastan endiselt seda naist, kellega ma koos olin. Ma armastan endiselt seda naist, kes mulle lapse sünnitas. Naine, kes praegu seal kohtumajas on, väärib surma. See on selle tüdruku isa, kes väidetavalt jõi veini ja kaotas elu. Tema ema, Gudrun Linda Jean Casper Leninškugel. Ja ta ei seisa silmitsi ainult mõrva ja mõrvakatse süüdistustega selle eest, mis väidetavalt juhtus tänupühal, vaid mul on ka uut infot selle kohta, kuidas ta väidetavalt tappis teise mehe 2007. aastal. Ja siin on veel üks pommuudis. Võimud teistes osariikides uurivad väidetavalt veel üht surmajuhtumit ja see on Gudruni endine abikaasa. See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Meil on palju, millest rääkida. Ma hakkan teile näitama sõnumeid, mille Gudrun Linda Jean Casper Leninškugel väidetavalt saatsid oma tütre isale. Tüdruku, kelle ta väidetavalt tappis. Ja see oli enne Gudruni arreteerimist ning ta küsib elukindlustuse kohta. Aga enne kui me sellesse süveneme, tahan rääkida avaldusest, mille tema meeskond just esitas, paludes talle kohtueelset vabastust. 52-aastase kaitsjad ütlevad, et kui ta jaanuaris mitme mõrvasüüdistusega vahi alla võeti, oli ta oma 3-aastast last rinnaga toitmas ja soovib seda jätkata. Dokumendid ütlevad ka, et tal on 8-aastane laps. Senan Pilt Gudrunist, Linda Jean Casperist, Leninškugelist Cordonis, Põhja-Carolinas WLOS TV andmetel. Näete, et ta naeratab, kui ta kohtusaali siseneb. Teda süüdistatakse esimese astme mõrvas, 2 esimese astme mõrvakatses ja 3 süüdistuses teatavate toitude ja jookide levitamise keelu rikkumises selle eest, mida ta väidetavalt tegi tänupühal 2025 aastal. Ja talle esitatakse veel üks mõrvasüüdistus seoses ühe mehe surmaga 2007. aastal. Mina tundsin teda kui Linda Jean Casperit. Kust need Gudrun ja Leninškugel tulid, pole mulle aimugi. See on Travis Peterson. Ta elab Wisconsinis ja on Lila Livise isa. Lila oli Gudrun Linda Jean Casper Leninškugeli 32-aastane tütar ja naine, kes suri veini tõttu, mida tema ema väidetavalt talle tänupühal andis. See on pilt, mille Travis mulle saatis endast ja oma tütrest, kui ta ütleb, et tütar tuli talle Wisconsini eelmisel suvel külla. Need on pildid, mida ta meiega jagas, kus on Travis, Gudrun ja Lila noore perena 90ndate alguses. Ta ütles, et nad läksid lõpuks lahku. Nad polnud kunagi abielus. Ja siis Gudrun ja Lila lahkusid, kui Lila oli noor, et minna Põhja-Carolinasse. Nüüd hakkan ma kostjat nimetama Gudruniks, kuna väidetavalt on see nüüd tema ametlik nimi. Ja nii nimetab teda ka kohtusüsteem. Kui Travis ütleb, et tema tundis teda kui Lindat. Travis avaldas meie vestluses palju. Ja ma näitan teile neid sõnumeid, mille Travis väidab, et Gudrun talle saatis pärast tema tütre surma kohe varsti. See oli enne, kui Gudrun arreteeriti. Ja tal oli väidetavalt Travisele väga konkreetne rahaline küsimus. Aga enne kui ma selleni jõuan, tahan ma teiega jagada mõningaid teisi uusi üksikasju, mida oleme teada saanud, ning tutvustada teile seda juhtumit nii, nagu Travis seda tunneb. Ja ta ütleb, et see oli eelmise aasta detsembri alguses, kui naine, keda ta tundis Linda nime all ja kes oli nende tütre ema, helistas talle näiliselt ootamatult. Ma sain esimest korda teada Lila surmast 2. detsembril, kui Linda mulle helistas. Mul oli tundmatu number Põhja-Carolinast, nii et ma lihtsalt võtsin selle vastu. Niipea, kui ma tema häält kuulsin, polnud mul isegi vaja, et ta end tutvustaks. Aga ta tahtis teada, millal ma töö lõpetan, tead küll, pärast väikest vestlust. Ja ma olin nagu, ei, mis toimub? Ta tahtis, et ma ootaksin töö lõppemiseni. Ma olin nagu, ei, sa ju ei helista mulle niisama. Nii et, mis toimub? Ja see võttis natuke aega, aga lõpuks ütles ta mulle, et Leela on surnud. Ja kõik minu osakonnas teadsid, et nad ei tohi minu laua juurde tulla, sest ma kaotasin enesevalitsuse. Sel ajal ei olnud Gudrunile süüdistust esitatud. Ta arreteeriti alles nädalaid hiljem, 16. jaanuaril. Lisaks sellele, et ma rääkisin Travisega selle osa jaoks, on mul ka äsja avalikustatud läbiotsimismäärused, mis kirjeldavad politsei sõnul väidetavalt toimunud saatuslikul tänupüha õhtusöögil. Niisiis, läheme tagasi selle õhtusöögi juurde.
30. novembril oli see perekond kogunenud Gudruni koju Schmidt Terrace'il Hendersonville'is Põhja-Carolinas Asheville'i lähedal. Laua taga oli väidetavalt tosin inimest, sealhulgas Gudrin ja tema 32-aastane tütar Lila Livis. Sul on ka Gudrini teine tütar, kelle nimi on Mia, ja siis Mia poissõber, mees nimega Richard. Lisaks olid seal veel 2 meest, kelle nimed olid kirjas läbiotsimismääruses. Ühe mehe eesnimi on Landon ja politsei kirjutab, et Gudrun nimetas teda oma poissõbraks. Aga seal oli ka veel üks mees. Tema nimi oli Jeffrey. Ja Gudrini tütar Mia ütleb, et Jeffrey oli tema ema poissõber. Väga huvitav dünaamika seal. Õhtusöögil nautisid mõned selle seltskonna liikmed veini. Ja hiljem õhtul hakkas Gudrini tütre Mia poissõber, kelle nimi on Richard, end halvasti tundma. Ja see on see, mida Gudrin väidetavalt Travisele nende tütre Lila kohta ütles. Ta ei rääkinud päevast eriti midagi peale selle, mis juhtus pärast seda, kui Laila koju läks. Ta helistas pärast seda, kui oli mägedest üle saanud. Ja see on umbes tunni või 2 autosõidu kaugusel, olenevalt tingimustest, et ta Leela tundis end halvasti, juhuks kui keegi teine koosviibimisel ka end halvasti tundis. Tead küll, gripilaadsed sümptomid, kõhuvalu ja kõik see. Ja siis ütles ta, et järgmisel päeval, kui ta proovis Leelale sõnumeid saata ja helistada, ei saanud ta mingit vastust. Ja nii ta kutsuski politsei. Ja nad läitsid ta sisuliselt tema kodust surnuna. Väidetavalt ütles Gudrun võimudele, et Lila, Mia ja Richard jõid kõik samast avatud veinipudelist. Ja dokumendis seisab, et Mia võttis veini lonksu, sülitas selle välja ja ütles, et selle maitse oli imelik. Aga Lila ja Richard jätkasid selle veini joomist. Uurimine näitas, et nad kolmekesi tarbisid kemikaali nimega acetonitriil. Haiguste tõrje ja ennetamise keskus ning Keskkonnakaitseagentuur ütlevad, et see on selge, värvitu vedelik, mida saab kasutada liitiumakude lahustina. Ja kui see satub kehasse, võib see muutuda tsüaniidiks, mis on potentsiaalselt surmav mürk. Nüüd on ametkonnad selgelt öelnud, et see kemikaal on mürgine ja põhjustab selliseid sümptomeid nagu peavalu, iiveldus ning võib olla surmav, kui inimene seda tarbib. See on äärmiselt ohtlik aine. Nüüd Lila oli surnud 1. detsembril. Richard poissõber pidi samuti haiglasse minema, sest tal oli ka halb olla. Ja ta oli seal peaaegu nädala enne, kui ta haiglast välja kirjutati. Politsei sõnul näitas Richardi veri tsüaniidi toksilist taset ning ta oli nende sõnul tasemel 10. Arstid ütlevad, et kõik väärtused vahemikus 0,2 kuni 5 on selle kemikaali puhul juba toksilised tasemed. Nüüd ütles Mia politseile, et tema ema oli see, kes väidetavalt tõi pudeli veini ja pakkus seda siis kõigile õhtusöögil. Ta arvas, et veinipudel tundus juba avatud olevat. Võib-olla oli sealt natuke puudu. Nüüd ütles Travis mulle, isa, kes elab Wisconsinis, et ta läks oma tütre matustele pärast seda, kui Gudrin talle helistas ja ütles, et tütar on surnud, sest jäi haigeks ja leiti pärast tänupüha õhtusööki kodust surnuna. Aga sel hetkel, kui ta matustele läks, ei olnud Gudrinile veel ühtegi süüdistust esitatud. Ja ta kirjeldas seda kui nendevahelist suhtlust, mis oli tema sõnul esimene kord pärast aastaid, kui ta nägi naist, keda ta tundis Linda nime all. Viimati siis, kui ta käis nende tütre keskkooli lõpetamisel. Üritasin temaga varem kohtuda, et saaksin talle küsimusi esitada kahekesi. Ma ei saanud kõike küsida, mida tahtsin, aga ma ei tea, kas ma kirjutan ajalugu ümber, ma ei tea, kas ma leiutan siin midagi ümber, aga kui ma temaga rääkisin, siis ta ei tundunud kohal olevat. Ta tundus puine. Ja kui ma teda kallistada proovisin, siis see oli nagu puuplanku kallistada. Travis leidis selle käitumise kummalise olevat ja politsei tundus samuti leidvat Gudrini käitumise kummaliseks. Mia ütles, et tema ema ei joonud seda veini, sest tal oli viinamarjade vastu allergia. Nüüd tundub, et Gudrin oli võimudele avameelne ja arvas, et veinil võis olla midagi pistmist tema tütre surmaga, vastavalt nendele avalikustatud läbiotsimismäärustele. Arst ütles, et Gudrin tuli haiglasse ja rääkis neile, et vein oli hoitud kohas, mis asub nende laudas kasutatavate kemikaalide, sealhulgas rotimürgi lähedal. Need on nüüd pildid, mis pärinesid tema telefonist, mida šerifi abid praegu läbi vaatavad ja olid lisatud läbiotsimismäärustele. Võimude sõnul otsis Gudrin enne õhtusööki internetist. Mis juhtub, kui ma kogemata neelaksin alla acetonitriili?
politsei ülekuulamisel ütles Gudrin nende sõnul, et keegi, kes elab tema majas ja keda ta kutsub onu Täniks, ostis selle kemikaali eBayst. Pole selge, kes see inimene täpselt on. Ta ütles, et ta ei saanud seda ise osta, kuna tal oli probleeme Amazoni ja eBay kontole sisselogimisega. Politsei sõnul ütles Gudrin neile ka, et vein oli hoiustatud kohas, kus lapsed mängivad ja nad võisid sellele, tsitaat, ligi pääseda. Seal all olnud seersant helistas mulle ja esitas mulle mitu küsimust ning ta küsis korduvalt. Olete te kindel, et olete Leela bioloogiline isa? Ja ma ütlesin, miks ma ei peaks olema? Ma ei ole hull. Ja Leela on minu tütar. Ja nad ütlesid mulle, et linn oli öelnud, et tema 2-aastane tütar Beatrice pani mürgi veini sisse. Ei, kas oled näinud, et 2-aastane laps üritaks midagi ühest anumast teise tõsta? Ei, see pole võimalik. Aga üks asi, mis mind tõesti veenis ja mis paneb mind uskuma, et ta on süüdi. Ta ütles politseile, et Leela bioloogiline isa enne Leela sündi proovis autot. Lihtsalt, et ma saaksin sellest õigesti aru. Ta proovis autot ja sattus raskesse õnnetusse, mille tagajärjel jäi ta kaelast allapoole halvatuks. Mõne aja pärast ütles ta Lindale, et ei taha, et naine selle kõige pärast kannataks ja sooritas enesetapu. Ja siis adopteeris Leela bioloogilise isa vend Leela, sest ta ei tahtnud, et Leela kasvaks üles ilma isata. Nüüd vaatame neid sõnumeid, mille Travis väidab, et Gudrin talle enne tema arreteerimist saatis. Travis ütleb, et pärast Leela surma kirjutas Gudrin talle sõnumi, küsides elukindlustuse kohta ja kas Leela nimel oli poliis. Väidetavalt ütles ta, ma lihtsalt ei taha midagi 2 silma vahele jätta, mida ma peaksin tema jaoks tegema. Travis ütleb, et ta saatis Gudrinile tšeki, et aidata katta nende tütre matusekulud. Travis ütleb, et ta kirjutas Gudrinile sõnumi jaanuari lõpus, püüdes leida nende tütre surmatunnistust, kuid ei saanud vastust. Need on nüüd tema väited, mida politsei pole kinnitanud. Linda arreteeriti 16. jaanuaril. Sellepärast ma ei saanud temalt vastust. Ja siis ühes artiklis oli Hendersonville'i politsei telefoninumber. Teises artiklis oli kirjas, et võib-olla oli tegemist elukindlustuspettusega. Ja ma vaatan läbi sõnumid, mida Linda ja mina olime omavahel vahetanud. Ja üks neist oli see, kus ta küsis elukindlustuse kohta, mille mu ema ja isa olid Leela nimele teinud. Aga see oli siis, kui ta sündis 93. aastal. Ja ma arvan, et kui ta sai 1-aastaseks, andsid nad selle meile. Ja me lunastasime selle välja, sest meil oli raha vaja. Ja ma ütlesin talle seda. Aga ta nõudis, et ma küsiksin oma ema ja isa käest uuesti. Nii ma tegingi. Nad kinnitasid mu lugu, välja arvatud see, et ema ütles, et see oli elukindlustus minu, mitte Leela peale. Nii et ma pean selles osas oma ema uskuma. Kui kaua aega tagasi ta selle elukindlustuspoliisi kohta küsis? Detsembri alguses või keskel, kohe pärast seda, kui ma olin matustelt tagasi tulnud. Võimud ei ole selles juhtumis veel võimaliku motiivi kohta kommentaare andnud. Travis ütleb, et tema teada oli Leelal emaga hea suhe, mis teeb selle olukorra veelgi mõistatuslikumaks. Nende igapäevaelu kohta ma ei oska öelda, sellest, mida ta mulle rääkis, olid nad üsna lähedased. Leela vaatas Põhja-Carolinas maa ostmise võimalusi ja tal oli plaanist lasta emal talle maja ehitada. Ja mitte kunagi polnud mingit märki, et nende vahel oleks midagi valesti olnud. Ma ütlesin Leelale, et ma armastan ikka veel tema ema. Ja tema vastas, jah, ma tean. Paljud inimesed ei eeldaks, et nende partner või keegi tuttav oleks võimeline millekski selliseks, milles politsei teda süüdistab.
aga kas tema minevikus või sellel ajal, kui sa teda tundsid, oli midagi sellist, mis oleks pannud sind arvama, et me võiksime täna siin olla? Mitte kunagi poleks ma selle peale tulnud. Tegelikult ma kaitseksin täna Leelat või Lindat kõigi nende süüdistuste eest, kui mitte. 2-3 asja pärast, mida politsei mulle ütles, et ta neile ülekuulamisel rääkis. Leela väidetav mõrv ei ole ainus, milles Gudrunit süüdistatakse. Politsei sõnul leidis Gudrun 2007. aastal mehe nimega Misha Schmidt, teda tunti ka kui Michaelit ning ta leidis ta surnuna tema Haagis suvilas kinnistul, kus Gudrun praegu elab. Samal kinnistul, kus toimus ka see tänupüha õhtusöök. Schmidt oli kinnistu omanik. Gudrun elas kinnistul asuvas majas. Gudrun ütles tol ajal politseile, et Schmidt oli alkohoolik ja narkootikumide tarvitaja. Viimati ütles Gudrun, et nägi Schmidti 2 päeva varem, kui nad koos paar jooki võtsid. Politsei kirjutab, et kui Schmidti lahkamine valmis sai, selgus, et ta suri atsedonidriili mürgistusse. Sama kemikaal oli tema surnud tütre ja haiglasse sattunud tütre poissõbra organismis. Schmidti tase oli 300. Praegu pole selge, miks võimud süüdistavad Gudrunit selles kuriteos alles peaaegu 2 aastakümmet hiljem. Juba 2007. aastal. Ja see on huvitav osa otsimismäärusest, mis avalikustati. Kirjutasid võimud, et kindlustusfirma teatas, et 5 päeva enne Schmidti surma sõlmiti elukindlustuspoliis. Nad ütlevad ka, et tema kirjeldusavalduses ei vastanud sellele, mis anti kohtuarstile. Politsei sõnul maksis poliis pärast Schmidti surma tema naisele $100,000. Ei ole selge, kus Schmidti naine täna on. Meil on ka uut teavet, et väidetavalt vaatavad teise osariigi võimud uuesti üle mehe surma, kes oli kunagi abielus Gudrun Lindaga. Gene Casper Leinenkugel ja tema surm oli 2017 aastal. Kohalik Põhja-Carolina ajaleht Hendersonville Lightning teatab, et Wisconsini osariigis Sawyeri maakonna politsei vaatab uuesti üle mehe nimega Elroy Lund Jr. surma. Ta suri 2017 aastal oma 70-ndates, olles abiellus naisega, kes oli temast 28 aastat noorem. Tema nimi on Gudrun. Ajalehe andmetel oli Lundil terviseprobleeme, seega tema surma ei peetud kahtlaseks. Kuid ajaleht kirjutab nüüd, et seoses süüdistuste ja kahtlustustega, millega Gudrun Põhja-Carolinas silmitsi seisab, vaatavad Sawyeri maakonna võimud selle juhtumi uuesti üle. Oluline on märkida, et Gudrunile ei ole selle mehe surmaga seoses süüdistust esitatud. Meie vestluses tõstatas Travis mitmeid olulisi küsimusi Gudruni ja tema mineviku kohta. Tundub, et Gudrun püüdis saada restoranipidajaks Asheville'is, Põhja-Carolinas. Kohalikus ajalehes The Mountain Express ilmus 2016 aastal artikkel, kus Gudrunit intervjueeriti selle kohta, kuidas tema ja tema juhipartnerid hakkasid 2013 aasta juulis Patent Public House'i planeerima. Need on fotod, mis on siiani üleval nüüdseks suletud restorani Instagrami kontol. Artiklis ütleb Gudrun, et ta on töötanud alates 13. eluaastast. Tsitaat. Mul oli oma pesumaja. Ma pidin õppima, kuidas äri juhtida ja masinaid parandada. See oli hea õpikogemus, ütles ta. Artiklis jätkatakse, et ta on avanud üle kogu riigi 6 restorani ja baari. Pole selge, kus need restoranid asusid. Nüüd ütleb Gudrun artiklis, et tema restorani inspireerisid need mugavused, toit ja õlu, mida pakkusid Euroopa kõrtsid, mida ta lapsepõlves tundis. Ja ta väidab, et veetis lapsena aega Saksamaal, reisides Minnesota ja Wisconsini vahel. Nüüd, sa mäletad, et Travis esitas küsimusi Gudruni nime kohta, sest ta tundis teda ajal, kui nad koos olid, Lindana. Hendersonville Lightning teatab, et ta muutis oma nime 2040 aasta oktoobris Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugeliks. Ei, minu teada ei olnud ta kunagi Saksamaal käinud. Kui ma temaga koos olin, siis tema pere oli pärit, tema ema ja isa olid pärit Spring Valley'st, Wisconsinist. Need kolisid Lundi, et sealset pesumaja pidada. Kohalikud pidasid neid võõrasteks, nii et nad eriti pesumajja ei sattunud. Ja alles pärast seda, kui nad olid pesumaja kohalikule maha müünud, hakkas pesumaja hästi käima. Sellise loo ma neilt kuulsin. Aga sellest, mida ma ajalehtedest loen, mida ma teistest allikatest loen, ma ei tea enam, mida uskuda. See ei ole see naine, kellega mina koos olin. See ei ole see naine, keda ma siiani armastan. See naine, kes sünnitas mulle meie lapse.
see oli lihtsalt imeline. ma tean, et ta on, ma mõtlen, ilmselgelt sinu lapse ema. See on lihtsalt teistsugune kui suhted, mis sul võivad olla teiste inimestega. aga isegi kõiges selle juures, kui sa näed seda, mille eest teda süüdistatakse, tead pilte temast kohtusaalis, kas sa armastad teda ikka veel? Ma armastan ikka veel seda naist, kellega ma koos olin. Ma armastan ikka veel seda naist, kes sünnitas mulle lapse. Naine, kes on praegu seal kohtumajas, väärib surma. Need on tõesti karmid sõnad, millega Travis meie vestluse lõpetas. Prokurörid ütlevad, et nad ei taotle selles asjas surmanuhtlust. Oluline on märkida, et Gudrini suhtes kehtib süütuse presumptsioon ja kõik, millest me räägime, on praegu vaid süüdistused ja ainult süüdistused. Gudrini juhtum jõuab uuesti kohtusse 11. mail. Siis vaadatakse üle tema kaitse poolt esitatud taotlus, milles palutakse talle kohtueelset vabastust. Lisaks sellele, et Gudrin ütleb, et ta soovib jätkata oma 3-aastase lapse rinnaga toitmist ning see on põhjus, miks ta ei peaks vanglas olema, väidab tema kaitsja ka, et tal on terviseprobleemid ja kohtueelne kinnipidamine seab tema tervise ohtu. Samuti väidavad nad, et talle esitatud süüdistused on praegu kaudsed ning need on konkreetse iseloomuga ega näita, et ta kujutaks endast üldist ohtu avalikkusele. Meiega liitub nüüd Põhja-Carolinast, et sellest veidi rohkem rääkida, kriminaalkaitsja Jason St. Aubin. Ma tean, et sa alustasid just oma enda firmat, St. Aubin Law'd. Sa oled sel alal olnud üle 20 aasta. Ma ei tea, kui palju selliseid juhtumeid sa nende aastate jooksul näinud oled. Tundub, siin on väga palju erinevaid aspekte. Isegi praegusel hetkel, kui me saame õiguskaitseorganitelt rohkem teavet, on endiselt palju küsimusi. Ja kui need läbiotsimismäärused avalikustatakse ja rohkem materjale avalikuks saab, praegusel hetkel, kus sinu mõtted liiguvad, kui vaatad juhtumit Lining Google'i vastu ja kui tugevana prokuröride juhtum praegu tundub? See küsimus puudutab iga mõrvajuhtumi tuuma, kui tugev on see juhtum. Ja nende konkreetsete juhtumite puhul on huvitav see, et igas juhtumis, kus väidetavaks relvaks on mürk, on väga haruldane, et sul on olemas tegelik nii-öelda otsene tõend selle mürgitamise kohta. See tähendab, et see on ülimalt haruldane välja arvatud juhul, kui inimene on mürgitamises tõesti väga halb, et teda nähakse mürki valamas sellesse ainesse, mida keegi tarbima hakkab. Nii et peaaegu kõigis nendes juhtumites on olemas see, mida me nimetame kaudseteks tõenditeks. Kaudsed tõendid on lihtsalt peen väljend asjade kohta, mida sa ei näe, kuid mis on tõenäoliselt tõesed. Mida rohkem on juhtumis kaudseid tõendeid, seda lihtsam on süüdistust esitada. Ja seadus hindab mõlemat võrdselt. Nii et lihtsalt sellepärast, et keegi ei näinud midagi juhtumas, ei tähenda see, et me ei saa tõestada, et see asi juhtus. Sellises juhtumis toimus väidetavalt mürgitamine õhtusöögil, kus viibis umbes 10 inimest. Ja vähemalt 6 neist inimestes jõid väidetavalt veini, mis oli mürgitatud. No see muutub palju tugevamaks, mida rohkem inimesi on kaasatud ja ma arvan, et see on selle juhtumi ainulaadne asjaolu. Ma tean, et prokurörid on varem väitud, et tal oli, ja ma tsiteerin, tema otsingu ajaloos küsimus, mis juhtub, kui ma kogemata neelan atsetonitriili. Ja nad väidavad, et seda otsiti enne õhtusööki, mida ma suudan ette kujutada. Prokurörina esitad selle kohtule ja paljud vandekohtunikud ütleksid, et okei, see kindlasti hakkab minu jaoks looma narratiivi sellest, mis siin potentsiaalselt juhtus. Sina oled kriminaalkaitsja. Kuidas sa sellele vastu vaidaksid? Kuidas sa sellisel juhul sellele tõendile vastu vaidled, kui see esitatakse? Esiteks, see on õiglane reaktsioon sellele. On veel palju teisi. Ma arvan, et vandekohtunikuna mõtleksin, et see hakkas natuke sinna suunda minema. Ja? Ma arvan, et siin juhtumis on palju asju, mis teevad asja segaseks, alustades sellest, et on väga raske seda eraldada tema eelmisest süüdistusest, mis tõenäoliselt kaasatakse ka sellesse konkreetse süüdistusse. Üks probleemidest, millega sa kriminaalkaitsja advokaadina selles juhtumis silmitsi seisad, on see, mida nimetatakse 404B tõenditeks. Jällegi, üks number ja üks täht, mis lihtsas keeles tähendab lihtsalt seda, et tema varasem süüdistus mürgi kasutamises kellegi teise kahjustamiseks seotakse tõenäoliselt selle juhtumiga ja tuuakse tõendina välja.
see teeb asja natuke keerulisemaks. Aga mis puudutab tema otsingu ajalugu, siis ma arvan, et tänapäeva seadmetega on kõigil olemas otsingu ajalugu. Kõigil on selles otsingu ajaloos midagi kirjas. Ja kui ma teen seda, mida nimetatakse žürii valikuks, siis ma alati küsin inimestelt, et ilmselt keegi ei tahaks, et kõik näeksid iga üksikut asja nende otsingu ajaloos, sest sa ei pruukinud seda otsida sellel põhjusel, mida inimesed arvavad. Asjade kontekstist välja rebimine võib olla väga keeruline asi. Asi on selles, et seda saab panna konteksti. Kui näiteks see konkreetne kemikaal, mis tekitas tsüaniidi, leiti kas veinipudeli jääkidest või kui see oli tegelikult tsüaniid, mis leiti selle konkreetse inimese vereringest. Nüüd need läbiotsimismäärused, mida olen lugenud ja näinud, ei räägi kohtuarsti tulemustest selles juhtumis. Aga see oleks tõesti keeruline küsimus, kui just see konkreetne aine oli see, mis kas leiti majapidamisest või mille tekitatud tsüaniid leiti vereringest. On olemas ka teisi kaitseviise ja muid võimalusi, kuidas klienti võimaliku surmanuhtluse või teatud juhtudel isegi eluaegse vangistuse eest päästa. Aga need hõlmavad vaimsele tervisele tuginevaid kaitseväiteid või muid asju, mis võivad olla kättesaadavad või mitte. Sest ma mõtlen ka, kui sa oled selle juhtumi kaitseadvokaat, siis sul on 12 inimest selle laua ümber ja ma tean, et üks tema ellu jäänud tütardest väidab, et just Gudrun oli see, kes tõi veini lauale. Aga samuti tead, nad elavad talus või mingisuguses majapidamises, kus on vaja seda kemikaali, sest neil on rotid. Ma usun, et lugesin seda ühest läbiotsimismäärusest. Tundub, et kui sul on toas 12 inimest, isegi kui just teda süüdistatakse, siis on kaitseadvokaadil võimalus, vaadates ainult seda konkreetset osa juhtumist, tekitada vandekohtunikes kahtlusi. Absoluutselt, sest esiteks on seal lihtsalt nii palju inimesi, kellel võib olla ligipääs nendele kemikaalidele, kes võivad neid kemikaale kasutada. See võis olla mingi õnnetus, arvestades seda, et läbiotsimismääruses oli kirjas, et pudel oli juba avatud ja kes teab, kas tema avas selle või keegi teine. Kindlasti on seal kahtlasi asjaolusid, näiteks see, et ta ei joonud sellest veinist üldse. Kuid tema enda ellu jäänud tütar ütleb, et ta on sellele veinile allergiline ja teab seda varasemast kogemusest. See seletaks, miks ta seda võib-olla ei joonud. Ma arvan, et ka motiiv võib olla probleemiks, sest ma ei näe kusagil, et tema ja tema pere omavahel läbi ei saanud. Sellisel määral, et motiiv muutuks oluliseks eelduseks, kui üritada nii paljusid inimesi mürgitada. Lihtsalt ma arvan, et iseenesest on siin palju, mille üle mõelda, miks keegi läheks nii kaugele, et kahjustada nii paljusid inimesi, kui selleks pole motiivi. Tundub peaaegu sama tõenäoline, kui sul pole palju muid tõendeid, et võivad olla olukorrad, kus see juhtus kogemata. Ja praegu on endiselt nii palju, mida me ei tea selle perekonna dünaamika kohta, mis siin rolli mängis. Me püüame endiselt rohkem teada saada Gudrun Kasperi tausta ja tema päritolu kohta. Ma tean, et ta üritas mingil hetkel Asheville'is restorani avada. Selle 2007 aasta juhtumi ohvri nimi on Misha Schmidt. Ma arvasin, et on huvitav, et tema nimi oli varasemas läbiotsimisloas Michael Schmidt, nii et tundub, et sealne info on veidi segane. Sa proovid teda otsida. Ühes vanas ajalehes on lihtsalt rida, et ta suri ootamatult. Me saime nende läbiotsimislubade kaudu teada, et tema organismis oli surma hetkel atsetonitriili. Ma mõtlen, mida veel oleks vaja? Kui sa oled selle juhtumi prokurör, siis mida veel oleks vaja peale selle, et seos tundub olevat? See kemikaal Leela Livise surma ja siis Schmidti surma vahel juba 2007. aastal. Ma tean veel üht Mishat, kes muutis oma nime Mike'iks. Ma arvan, et seda nime vahetatakse väga sageli. Aga üht ma ütlen. Üks asi, mida olen märganud oma üle 20 aasta jooksul töötades vägivaldsete kriminaalasjadega Põhja-Carolinas on see. Sageli lähed tavaliselt 1 või 2 korda, enne kui prokurör midagi märkab. Eriti kui keegi on salalik selles, kuidas või mida ta teeb. Tegelikult jääb palju kuritegusid lahendamata rohkem, kui inimesed arvavad või teada tahavad.
ja mis juhtub, on see, et aja jooksul tead, kas siis, kui üks laps satub haiglasse ja alles siis, kui teine satub haiglasse, kas nad saavad aru, et võib-olla üks vanematest teeb nendele lastele liiga. Või kui üks inimene sureb salapärasel, kuid seletataval viisil, kus nad võib-olla ei tahakski määrata lahkamist või toksikoloogilist uuringut. Aga kui midagi sellist juhtub, siis ma arvan, et nad uurivad väga põhjalikult, nii et praegu ma arvan, et just nii see on, tead. Selle juhtumi päevavalgele toomine loob minu arvates väga huvitava väljakutse kaitsele ja võimalik, et ka süüdistusele, mis puudutab nende juhtumite ühiselt arutamisele jõudmist. Sest selle inimese jaoks oleks nende kahe juhtumi koos arutamine väga-väga ebasoodne. Seega ei ole see prokuröri jaoks kõige kõrgem latt, mida ületada. Aga ma arvan, et kui mina oleksin kaitseadvokaat, siis ma töötaksin väga-väga kõvasti selle nimel, et teda eelmisest juhtumist nii palju kui võimalik distantseerida. Ja see oligi mu järgmine küsimus, sest kui sa lähed tagasi ja mõtled nagu vandekohtunik, siis mõtled umbes nii, okei, vaatame, millega prokurörid välja tulevad. Sa ütled mulle, et teda on juba süüdistatud mõrvas, mis toimus 20 aastat tagasi ja siis äkki vaatad tänupüha õhtusöögi juhtumit. See on natuke teistsugune, kui võib-olla kriminaalkaitseadvokaat tahaks seda kujutada, kui asi kohtusse jõuab. Niisiis, paar küsimust. Küsimused. Millise juhtumi sa esimesena kohtusse viid ja kas neid juhtumeid arutatakse koos? Esiteks ütleksin, et need vandekohtunikud on suurepärased. Meil on väga vedanud, meil on maailma parim õigussüsteem, kui rääkida kriminaalõigusest. Isegi kui sa vaatad televiisorit ja sul tekib küsimusi või muresid selle kohta, kuidas kohtuasju arutatakse või kuidas neid läbi viiakse. Meil on minu arvates parim võimalik süsteem ja me peaksime olema uhked selle üle, mille oleme loonud. Aga just selle tõttu on meil olemas kaitsemeetmed, turvameetmed ja muud sellised asjad. Need aitavad tagada, et kellegi üle selles olukorras mõistetakse õiglaselt kohut. Ja ma arvan, et kui sina oleksid prokurör, siis sa juhid tähelepanu juhtumite sarnasustele, hoolimata sellest, kui palju aega nende vahel möödunud on. Seda tüüpi asju ei kasutata tavaliselt selleks, et tõestada, et sa tegid seda korra, järelikult tegid uuesti, vaid selleks, et näidata sama mustri kordumist. Seega ei ole sugugi ebatõenäoline ega ebamõistlik arvata, et see inimene võis omada ligipääsu nendele kemikaalidele või teadis sellest olukorrast rohkem. Arvestades, et nad puutusid varem kokku millegi niisugusega, isegi kui nende vastu pole veel kuritegu tõestatud. See juhtub sageli rünnakute puhul, see juhtub sageli röövimiste puhul, kus kellegi varasem käitumismuster, mida talle praegu ette heidetakse, tuuakse tema vastu välja. Ja vandekohtunikke juhendatakse hoolikalt, kõiki juhendatakse hoolikalt, et nad ei mõtleks, nad tegid seda varem, küllap teevad jälle. Ja vandekohtunikud on oma töös tõesti head. Nii et nad võtavad selle tõendi ja arvestavad seda seoses tema praeguste väidetavate tegudega tänupühal. Aga on väga tõenäoline, et nad ei hakka neid kahte juhtumit tõenäoliselt samal ajal arutama, et vältida eelarvamusi. Ja ausalt öeldes võib-olla lihtsam arutada uuemat juhtumit, kus on elus tunnistajad, mis on sellise juhtumi puhul väga haruldane. Tavaliselt räägitakse ühest sihtmärgist, keda keegi väga hoolikalt jälgib, planeerib ja töötab selle nimel, et just see üks inimene oleks sihtmärgiks. Sellist asja näha keskkonnas, kus potentsiaalselt ja väidetavalt puutus selle ainega kokku mitu inimest, on erakordselt haruldane. Ma ei usu, et ma olen seda kunagi varem näinud, välja arvatud näiteks Tylenoli juhtum 80-ndatel. Tead küll, kus see toimus ja see oli valimatu. See siin on väga sihitud, aga suunatud rohkem kui ühele inimesele. Jah, ma mäletan, et Netflixi dokumentaalfilm selle kohta tuli välja vist eelmisel aastal. Prokurörid ei taotle selles asjas surmanuhtlust. Mida sa sellest otsusest arvad, lihtsalt teades, kuidas? Põhja-Carolina on surmanuhtlusega osariik ja tavaliselt on teatud juhtumid, kus prokurörid võivad surmanuhtlust taotleda. Mida sa arvad nende otsusest seda konkreetses juhtumis mitte teha? Nii et kuni viimase ajani on surmanuhtluse kohta tehtud otsused Põhja-Carolinas olnud erakordselt haruldased. Minu ajal Charlotte'i piirkonnas suudan ma meenutada vaid 2 juhtumit, kus tegelikult teemaks tuli. Üks neist oli 2 politseiniku tapmine, mis toimus üsna ammu ja see võeti tegelikult päevakorrast maha, kui selgus, et üks selle juhtumi detektiividest ei andnud kaitsele tõendeid üle.
nii et isegi siis eemaldati see võimalik karistusena ning see isik sai lõpuks eluaegse vanglakaristuse. Nüüd on asjad muutunud. On vastu võetud uus seadus, mis tegelikult lubab peaaegu igasuguseid hukkamisi, seni kuni mõni teine osariik on need kuulutanud humaanseks. See tähendab, et kui surmamõistetud vang otsustab valida ühe neist või otsustab ühe neist valida, või kui osariik ei suuda pakkuda nõuetekohast surmanuhtluse meetodit surmava süstiga, siis võivad nad valida mõne teise karistusviisi, mis on surmanuhtlus, sealhulgas mahalaskmisrühmad või muud vahendid, isegi elektritooli. See oli väga hiljutine seadus, mis võeti vastu alles eelmise aasta lõpus. Seega pole praegusel hetkel ühtegi tegelikku juhtumit veel käima läinud, kus neid meetodeid oleks kasutatud või kus ringkonnaprokurörid oleksid kogu osariigis surmanuhtlust rohkem rakendanud. Ma arvan, et meie osariigi selles piirkonnas on selliseid juhtumeid harva näha. See pole sugugi üllatav, et isegi sellise juhtumi puhul, kus väidetavalt on sihikule võetud mitu inimest, ei otsusta osariik siiski surmanuhtluse kasuks. Sellest hoolimata kaasneb sellega endiselt üsna suur kulu ning palju apellatsioone ja muud taolist, mis paneb neid kaaluma, kas see on seda väärt või mitte. Nii et ma ei ole üllatunud, sest seda juhtub harva, kuid arvestades seda, mis meie osariigis toimus, võib see hakata juhtuma sagedamini. Ja me näeme, mis selles konkreetses juhtumis saab. Ma mõtlen, see on küll klišee öelda, et need on šokeerivad süüdistused, aga kui sa loed iga uut infot, mis iga kord selle juhtumi kajastamisel välja tuleb, siis see on tõesti šokeeriv juhtum ja me näeme, mis saab. Jason St. Aubin, kriminaalkaitsja Põhja-Carolinast. Aitäh, et alati meiega Law and Crime'is olete. Me hindame seda. Aitäh, et mind kutsusite. Tore siin näha, Chris. See oligi kõik saates On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacock'is. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.